Teekäija sõi trahteris 6 munalõunaks ja jättis maksmata. 6 aasta pärast tuli ta tagasi ja tahtis oma võlga ära maksta. Peremees nõudis 1000 rubla. Kuidas nii palju? Ei ole sugugi palju. Mõtle, oleks mina need munad kana alla pannud, see oleks neist 5 kana saanud ja 1 kukk. Need kanad oleks iga aasta 100 muna munend, neist oleks jälle ikka kanu saanud ja neid oleks mul nii palju, et 1000 rublaga neid keegi oleks ära jõudnud osta. Mees ei maksnud ja nõudja kaebas kohtusse. Kohus mõistis ja et mees oma õigust ei mõistnud selgeks teha, pidi kohus pooleli jääma. Teisel päeval läks mees jällegi kohtuteed kõndima. Tee ääres kündja küsis. Mees, miks sa nii kurb oled? 6 aastat tagasi sain mina kõrtsis 6 muna ja unustasin maksmata. Ja nüüd tahetakse mind kõige nende kanade eest maksma panna, mis neist 6 munast välja arvata võib. Mina ei mõista oma õigust selgeks teha. Mine ja ütle kohtu ees, et mina tulen ja teen su asja selgeks. Mees läks. No, kas võid oma asju selgeks teha? Tagast jäi tulema. Mis jäi tagast tulema? Palun oodata, õigus jäi tagast tulema. Viimaks jõudis kündja kohtu ette. Kus sa nii kaua olid? Eesti hernet keetsin, pärast maha külvin. Mis rumalat juttu sa ajad? Kas keedetud herned veel idanevad? Kuidas siis keedetud munad poegi annavad? Nõnda jäi ikka õigus õiguseks ja kohtukulud tulid veel pealegi kaebaja kanda.